Monitoride puhul kasutatakse RGB värvisüsteemi ja praegu näeme, et see pilt on siin samuti RGB värvisüsteemis. RGB põhivärvid on R ehk red ehk punane, G green ehk roheline ja B blue ehk sinine. Värvus tekitatakse kiirgamise teel kõigi kolme värvi liitmisel ehk punase, rohelise ja sinise liitmisel saadakse valge värvus. Kui liidetakse punane ja roheline, saadakse kollane valgus. Rohelise ja sinise liitmisel saadakse tsüaanvalgus ja sinise ja punase liitmisel saadakse magenta. Pildi värvisüsteemi saab muuta image menüüst ja näiteks teeme selle pildi mustvalgeks. Ja tulemus on selline. Võtame tagasi. Ja teeme selle pildi halltoonidesse, grayscale. Ja sellisel juhul on tulemus selline. Võtame tagasi. Trükkimiseks tuleb pilt teha SMYK-värvisüsteemi. Trükitehnikas kasutatakse SMYK-värvi mudelit. Kui valge valgus kohtab trükivärvi, siis neeldub osa värvispektrist trükivärvis ja osa värve peegelduvad tagasi vaatajale. Põhivärvusi on 3. Tsüaan, magenta, kollane ja põhivärvuste segamisel saadakse järgmised värvused. Tsüaan ja magenta annavad sinise, neelatakse punane ja roheline, tsüaan ja kollane annavad rohelise ja neelatakse punane ja sinine. Ja magenta ja kollane annavad punase ning neelatakse roheline ja sinine. Ja selle värvisüsteemi nimetus oli SMYK ja see K-täht sel lõpus tähendab key ehk võtmevärvi. Põhivärvuste komplektile on lisatud must värv. See on siis key ingliskeelsest sõnast key ehk võtmevärv.